See on üks väga, kuidas ma ütleksin, niisugune kindel meetod, mis alati aitab. Ehk siis ma toon näiteks oma näitena. Kui ma kunagi, kuivõrd ma olen 2 korda elus kõigest ilma jäänud, siis ütleme nii, et need ei ole parimad perioodid sinu elus, aga need alati on mingil segasel põhjusel tegelikult sulle vajalikud. Ja siis ka, kui ma olin nagu väga masendunud, kuna ma elan Viimsis, siis kui ma hakkasin Viimsis sõitma tööle, mul oli kesklinnas kontor, siis iga kord, kui ma olin siis seal Circle K ringi peal, kus vaba nagu ette avaneb vaade merele, mõtlesin ma, et küll on tore, et ma elan siin. Nüüd järgmiseks ma mõtlesin, õigemini minu aju genereeris millegi pärast mõtted. Küll on tore, näed, mul on auto, millega ma saan liikuda. Järgmiseks minu aju ütles mulle, no väga hea, järelikult sul on ka veel raha, millega kütust osta. Järgmiseks ma millegi pärast mõtlesin, et küll on tore, et lapsed on suured ja nad enam ei küsi mu käest raha. Järgmiseks ma mõtlesin, küll on tore, et kui on vaja, ma saan nende käest võtta raha. Tere! Mina olen Ülli Kukumägi, kehakeele ja kommunikatsiooni ekspert. Olen viimased 15 aastat andnud loenguid erinevatest inimkäitumist puudutavatest teemadest ja käesolev sari optimeeritud mõtteviis ongi kokku pandud väga erinevatest aspektidest, mis siis meid igapäevaselt mõjutavad. Ehk siis paar sõna sellest, et millest me siis nüüd rääkima hakkame. Emotsioonidest, uskumustest, arvamustest, seda, kuidas emotsioonid meid igapäevaselt mõjutavad, nii meie otsuseid, tulemusi läbi selle, või ka seda, et näiteks, kuidas nad mõjutavad fookust. Räägime ka sellest, kuidas siis hirmu ja ärevust on võimalik maandada, mis see hirm oma olemuselt on, kuidas me reageerime, kui me tunneme hirmu ja kuidas me siis saaksime maandada seda just selle eesmärgiga, et siis paremini kõikide asjadega hakkama saada. Selleks aga me peame ka teadma, et mis võiksid meid siis nii-öelda piirata ja seepärast on ka siia sisse toodud piiravad uskumused. Mida ma mõtlen selle? Me kõik omandame lapsest saati nii-öelda teistelt, kelle meie ümber, kes siis on ja kelle keskel me üles kasvame, erinevaid arvamusi, tõekspidamisi ja nii edasi. Need võivad meid kas toetada või siis vastupidiselt meid hakata piirama. Ja kuidas neid siis tuvastada ja miks on oluline need tuvastada ja kuidas siis ka muuta, sellest ka räägime ühes loengus eraldi. Samamoodi peatume enesehinnangul ja ka eneseusul. Miks need 2 asja on olulised? Kui enesehinnangut me võime pidada niisuguseks filosoofiliseks kontseptsiooniks, siis eneseusk on ülioluline just sellepärast, et kas me üldse julgeme midagi ette võtta või mitte. Ja inimesed väga sageli on just hädas sellega, et nad ei usu endasse ja tänu sellele nad ei proovigi. Aga kui sa ei proovi, siis nagu öeldakse, kus sa siis tead, kas õnnestub või ei õnnestu. Ja kuidas seda eneseusku ja enesehinnangut ka tõsta, ka sellest räägime eraldi loengutes. Lisaks on ka siia sisse toodud teemana eraldi fookus. Fookus on miks oluline? Inimesed tohutult palju kulutavad oma aega päeva jooksul sellele, et nii-öelda seda hajutatud fookus kuidagi moodi siis fokusseeritud ja kontsentreeritud tegevuseks, mõtteviisiks ja muuta. Ja sellepärast ongi just see oluline, et kui me saame aru, et kui palju me võib-olla igapäevases elus nii-öelda kulutame aega siis selle fookuse tagasi võtmisele ja oskame võtta paremini seda fookust, me lihtsalt väga palju säästame aega. Flow state ehk siis maksimaalse soorituse seisund on ka sisse toodud siia. Flow state ehk siis maksimaalne sooritus, see on just see, mida me kogeme siis, kui me teeme midagi väga hästi ja kui me siis saame panustada nagu parima. Selle flow state'i ümber on hästi palju niisuguseid müüte, nagu seda ainult ühed suudaksid ja teised ei suudaks, kuid tegelikult me igapäevaselt oleme aeg-ajalt nii-öelda selle maksimaalse soorituse seisundis enesele märkamatult. Aga kuidas siis seda teadlikumalt teha? See on üks väga tark teadmine, seepärast et sellega me suudame nagu hästi palju enda elus nagu saavutada just seda, mida me siis tahame. Eesmärgid, millega me nii-öelda siis tahame hakkama saada, on ka eraldi teemana. Eesmärkide püstitamine on meile kõigile selge, küll aga nende ellu viimine on väga sageli hästi komplitseeritud.
Miks see niimoodi on? Sellest räägime ja kuidas siis neid eesmärke saavutada. Ka see on toodud sisse teemana. Lisaks sellele hakkame rääkima ka aja planeerimisest. Aja planeerimine, ma arvan, et enamus, kes seda loengut kunagi kuulavad, on juba sellega kokku puutunud. Ehk siis seal on erinevaid tehnikaid, mida öeldakse, et rakenda või ära rakenda. Aga põhimõtteliselt kõik tegelikult hakkab taanduma nagu süsteemsele lähenemisele. Ja süsteemsest lähenemisest ka sellest me räägime. Lisaks sellele võtame sisse ka selle, et kuidas siis käituvad need, kes siis saavutavad siin elus oma eesmärke. Ehk siis niinimetatud edukad. Ja siinkohal ma ei pea kindlasti silmas mitte ainult neid, kes siis karjääri tehes rühivad teistest nagu üle lähevad, vaid just neid, kes siis seavad eesmärgi ja seda saavutavad. Ükskõik, on see siis äris, on see siis elus, on see siis spordis. Ja lihtsalt edukate mõtteviis on natukene teistsugune kui tavapärasel isikul. Ja kui me seda teame, mis neid eristab, siis ma arvan, me kindlasti oleme ka kõik tunduvalt võimekamad. Ehk siis see on nüüd nagu lühidalt kokku võetud, et mida me siis hakkame nende loengu sarjas olevate loengute vältel käsitlema. Ja nüüd ma räägin paari sõnaga sellest, et kuidas siis see aju meil töötab, et me saaksime nagu võib-olla paremini aru, et kus kohas siis tulevad sisse need tõrked ja mis oleks nagu hea teada ennem, kui te hakkate vaatama ülejäänud loenguid. Ehk siis, siin paar aastat tagasi ma leidsin ühe väga huvitavat teadusuuringu, kus siis väideti, et inimese peast käib keskmiselt 90 sekundiga ehk siis 1,5 minutiga läbi kuskil 5 negatiivset mõtet. Mina, olles ise füüsiku tütar ja olnud ka juhtimisteadustes doktorantuuris, alati lähtun küll teadusest, aga elu on õpetanud, ära usalda, vaid kontrolli. Ja ka mina siis kontrollisin erinevates loengutes, et kas tõepoolest me suudame siis selle 1,5 minutiga nii palju negatiivseid mõtteid genereerida. Ja tõesti, tuleb välja, et keskmine ongi 5 korda. Need mõtted ei pea olema alati katastroofilised, vaid pigem see, et näed, ei tea, kas hakkab sadama või näed, nüüd on vaja rehvid vahetada. Et kõik see kogu aeg käib meil peast läbi. Miks see niimoodi on? Aju peamine ja esmane ülesanne on meid hoida piltlikult öeldes elus. Ehk siis seepärast ta ongi orienteeritud kogu aeg märkama siis seda, mis on potentsiaalselt või siis reaalselt ohtlik. Küll aga seda näiteks, et mis siis on head, seda me peame nagu ise genereerima. Aga probleem on milles? Iga mõte tekitab meist neurofüsioloogilise reaktsiooni, mis omakorda ajule tundub nii nagu reaalsusena. Ehk siis, kui ma ütlen teile, et kujutage ette, et teil on siin sidrunilõik, pistate selle suhu ja nüüd peate hammustama. Siis, kas te tahate või te ei taha, te võite tunda, kuidas teie süljenäärmed juba aktiveeruvad. Ehk siis aju ei saa aru sellest, kas on reaalsus või kujutlus. Ja kui me nüüd tegeleme muretsemisega, siis seesama kujutlus omakorda mõjutab ju kogu meie organismi tööd. Ehk siis, kuigi meile räägitakse kogu aeg, et me kõik põleme kohe läbi, siis niisama lihtsalt see ei juhtu. Küll aga see, et stress iseenesest, mis on meile hea ja kasulik, miks, sest et ega te hommikul ikka voodist välja ei tuleks, kui te ei peaks midagi tegema. Ja kui te seal näiteks juba kella 4 vedelete, siis teil hakkab tekkima stress juba sellest, et te olete seal lihtsalt vedelenud. Ehk siis meil on vaja ühtepidi väljakutseid, sest et aju on ju iidne. Ja teistpidi on jälle see, et kui nüüd neid väljakutseid on liiga palju ja üks allikas on kindlasti see negatiivsete mõtete genereerimine, kusjuures me ise genereerime seda oma peas, siis see hakkab kurnama meid. Ja nüüd kõik see, mis meid kurnab, võikski piltlikult öelda, et kui te nüüd kell 4 olete endiselt veel tugevas stressis, siis te olete tunduvalt vähem energilisem, tunduvalt vähem motiveeritud üldse tegutsema. Teie eluvaldkonnad kõik hakkavad selle all kannatama. Ja nüüd kokkuvõttes ongi see, et näiteks jääte lihtsalt haigeks. Ehk siis see on lihtsalt üks osa, et aju tahab meid hoida elus ja tänu sellele ta märkab kõike, mis on potentsiaalselt ohtlik. Nüüd, mis veel siis on? Küsimus ongi just selles samas, et me väga sageli arvame, et kõik see, mis on väljaspool meid, mõjutab meid. Kuid reaalsus on ju mis? Reaalsus on see, et tegelikult ega me ei saa kontrollida, mis toimub meist väljaspool. Küll aga me saame kontrollida, kuidas me olukorda suhtume.
Ja seda just läbi selle, et see suhtumine hakkab määrama, kuidas me mõtleme. Inimesel on olemas orientatsioonirefleks, ehk siis me automaatselt püüdleme sinnapoole, mis meile tundub meeldivat ja üritame vältida kõike seda, mis on meile ebameeldiv. Ehk siis mõelge enda päeva peale. Kõik, mis on meeldiv, seda te tahate, see tekitab teise elevust, te tunnete ennast hästi, te tahate seda saada. Ja nüüd need kohustused, mis on teile ebameeldivad, te üritate edasi lükata, mõtlete, kuidas nendest vabaneda ja muudkui venitate. Aga kuskil kukla taga samaaegselt see kogu aeg mõjutab kogu teie käitumist. Ja seepärast ongi, kui ma saan aru sellest, et tegelikult see mõte ju tekib minu peas, siis hetkedel näiteks, ütleme, kui ärevus tõuseb või kui tunnete hirmu, siis me saame ise seda mõtet ju muuta. Mõte on ainukene, mida me suudame ise teadlikult kontrollida. Lihtsalt aeg-ajalt see võtab nagu aega, et me harjuksime seda tegema. Mindfulness, mis on siin aastate läbi juba olnud, peaks isegi ütlema aastakümneid juba tänase seisuga, väga tõusutrendil. Selle põhimõte ongi ju milles. Ehk siis ma õpiksin märkama, mis toimub minu peas. Aga see, mis toimub minu peas, see on väga keeruline teinekord märgata. Sest et aju on ehitatud kuidas? Tal kogu aeg see mõte liigubki minevik, tulevik. Nüüd ta vahepeal korraks nii-öeldes peatub, et ahah, ma olen siin. Ja nüüd paneb jälle edasi-tagasi. Ehk siis isegi kui te üritate väga mediteerida, väga pingsalt keskenduda, ma olen siin, siis ikkagi vahepeal lipsab peast läbi kapsasupp, hernesupp, kumba võtta. Ehk siis see on normaalne. Ja et me oleksime nüüd kogu aeg siin ja praegu, see on väga keeruline. Küll aga, kui me õpime nagu aru saama, et nüüd ma mõtlesin seda, miks ma seda mõtlesin, mis võis olla selle mõtte tegelik ajend. Kui ta on positiivne mõte, on väga hea, aga kui ta on negatiivne, et nii-öelda sabast kinni saada ja suunata teadlikult oma mõte positiivsele lahendusele, ehk siis lahenduskesksele mõtlemisele. Sest tegelikult me mis väidetakse teadlaste poolt, meil aju nagunii ta kogu aeg otsib lahendusi. Lihtsalt küsimus on hästi palju selles, et kuidas me oleme harjunud ja õppinud, ma isegi ütleksin, lapsena mõtlema. Kas meie vanemad näiteks, kui nad olid niisugused lahenduskesksed, ehk siis kui tekkis mingisugune problemaatiline situatsioon, kas nad siis hakkasid nii-öeldes teadlikult otsima lahendust või nad siis jäid selle sama, et oi, ma ei tea, mida teha, oi, mis nüüd saab, oi, ehk siis selle hädaldamise juurde põhimõtteliselt. Ja sealt me omandame nagu mõtteviisi, ehk siis kas me oleme abitud või et olukord on olukord, ükskõik mis ei toimu, ma otsin lahendust. Võt siin ongi näiteks, kui me võtame edukad, siis edukad, kelle hulka näiteks tavaliselt kuuluvad ka juhid, ettevõtjad, ettevõtlikud inimesed, on alati just see, et temal ongi mõtlemisviis lahenduskeskne. Ehk siis, kui on probleem, ta aju on harjunud genereerima kohe erinevaid lahendusi, mitte jääma kinni sinna, et oi. Ja see omakorda on just, et me saame ka aju alati ümber õpetada, sõltumata siis sellest, eks ole, et kus me siis üles oleme kasvanud või mis on olnud see keskkond või kes on meie ümber olnud, me saame seda teha. Küll aga on probleem selles, et ajul on vaja aega. Aju õpib läbi korduste. Ja nüüd läbi korduste, see tähendab seda, et ma pean seda tegema korduvalt. See ei tähenda, et aastate viisi, seda võib ka väga kiiresti õpetada. Aga nüüd on selles asi just, et kui ma seda teen korduvalt, siis ma muudan ta harjumuseks. Ja niipea, kui ta muudab harjumuseks, siis ta muutub ka automaatseks. Ehk siis see ei ole nii keeruline. Kõige lihtsam samm, kuidas alustada, ongi see näiteks, et iga päev panna nii-öelda see uus harjumus vanade harjumuste vahele. Sellest ma räägin edaspidistes loengutes veel nagu põhjalikumalt. Aga näiteks, kui te lähete hommikul tööle, siis teil on teatud rutiin, ehk siis te tulete uksest välja, te möödute mingisugusest objektist, istute autorooli, sõidate mingit mööda teed või lähete bussi peal, siis te möödute mingitest kohtadest ja muutke harjumuseks, et iga kord, kui te lähete sellest kohast mööda, mõtlete te sellest, mis on teie elus head. See on üks väga, kuidas ma ütleksin, niisugune kindel meetod, mis alati aitab. Ehk siis ma toon näiteks oma näitena. Kui ma kunagi, ma olen 2 korda elus kõigest ilma jäänud, siis ütleme nii, et need ei ole parimad perioodid sinu elus, aga need alati on mingil segasel põhjusel tegelikult sulle vajalikud.
Ja siis ka, kui ma olin nagu väga masendunud, kuna ma elan Viimsis, siis kui ma hakkasin Viimsis sõitma tööle, mul oli kesklinnas kontor, siis iga kord, kui ma olin siis seal Circle K ringi peal, kus vaba nagu ette avaneb vaade merele, mõtlesin ma, et küll on tore, et ma elan siin. Nii. Nüüd järgmiseks ma mõtlesin, õigemini minu aju genereeris millegi pärast mõtted. Küll on tore, näed, mul on auto, millega ma saan liikuda. Järgmiseks minu aju ütles mulle, no väga hea, järelikult sul on ka veel raha, millega kütust osta. Järgmiseks ma millegipärast mõtlesin, et küll on tore, et lapsed on suured ja nad enam ei küsi mu käest raha. Järgmiseks ma mõtlesin, küll on tore, et kui on vaja, ma saan nende käest võtta raha. Ja niimoodi, kui te lähete, siis tegelikult ütleme, et see ei võta kaua aega. 10 minutit, 15 minutit ja ka kõige hullemate ilmude korral, kõige hullemate päevade korral te olete positiivselt meelestatud. Aga mis see annab? Selle taga on terve suur teadusarv positiivse psühholoogia, mille kohta ma andsin loengut ligi 14 aastat ja kust on ka nüüd siis see optimeeritud mõtteviis välja kasvanud. Siis vahe ongi selles, et kui ma nüüd olen positiivselt häälestatud, siis esiteks ka minu aju funktsioneerib paremini. Ta näeb potentsiaalseid lahendusi, sest et tal puudub pinge. Ta ei ole nagu seisundis võitle, põgene, vaid ta näeb nagu laiemat pilti. Teiseks on see, et kui te olete heas tujus, siis te mõjute vähemalt neutraalsena kui mitte positiivsena. Aga ärgem nüüd unustage, et inimesed püüdlevad automaatselt positiivse poole, ehk siis neile meeldiva poole. Ja nad ei saa täpselt aru isegi, miks neile midagi meeldib. No näiteks, mõelge, missuguse kohvikusse te eelistate minna või missuguses poes käia. Olete te kunagi analüüsinud, miks te seda teete? Suure tõenäosusega ei ole. Ja küsimus ei ole kunagi mitte ainult hindades, vaid just sellest, kuidas te ennast seal tundsite. Ja kui te tundsite hästi, siis te tahate seda rohkem. Ehk siis tulles tagasi. Kui ma nüüd olen heas tujus, siis mis see tähendab? See tähendab seda, eks ole, ma olen juba ja mõjun oma olemusega teistele positiivselt. Seal on oma trikk jälle. Kui ma olen positiivne, siis nende peegelneuronsüsteem ja suure tõenäosusega ka teised ajuosad korjavad üles nüüd minu meeleolu. Nii. Kui nüüd nad korjavad selle üles, siis nad tajuvad seda enda kehas. Kui nad tajuvad seda enda kehas, siis neile see asi meeldib. Ja kui neile meeldib, siis nad tahavad seda veel. Mis omakorda tähendab seda, et nad tahavad minuga asju ajada. Mis omakorda hakkab ju mõjutama ka sündmuste käiku minu elus. Ehk siis, kõik see on võimalik omandada ka teadlikult, sõltumata sellest, mis meie elus toimub või sellest, kus me üles kasvasime või kes olid meie vanemad. Ehk siis, meie enda kätes on rohkem, kui me oskaksime arvata. Lihtsalt me peame teadma sellest, et kuidas aju töötab ja kuidas me oma mõtteid formuleerime. Ma isegi rõhutaksin just viimast, mitte ainult seda, kuidas aju töötab, vaid just seda, mis mõjutab meie mõtteid, kuidas me saame seda suhtmist muuta, kuidas me suudaksime siis nii-öelda rahu teha oma minevikuga ja rahulikult minna edasi sinna suunda, mida me siin elus tahaksime. Ehk siis kõigest sellest juba pikemalt ja põhjalikumalt selles sarjas optimeeritud mõtteviis. Tänan teid kuulamast ja alustame siis juba varsti esimese loengu.